Nii lugupeetavad komisjoni liikmed, meie tänase koosoleku, milleks on siis Euroopa Liidu vahendite kasutamine rõhuasetusega siis õiglase ülemineku fondi vahendite kasutamisel ka ennekõike siis Ida-Virumaa siis arenguks. Ja meil on palutud Rahandusministeerium välisvahendite talituse juhataja proua Triin Tomingas, Kliimaministeeriumi energeetika asekantsler Jaanus Uiga, Majandusministeeriumi ettevõtluskeskkonna tööstusosakonna juhataja proua Maria Allikmaa, EAS-i toetuste osakonna juhataja Monika Hankov ja Ida-Viru investeeringute agentuuri juhatuse liige härra Teet Kuusmik ja samuti ettevõtte Äiotek eriarendusjuht proua Kristi Lember. Ja kuulata siis, milline on see seis praegu kõigepealt siis koordineeriva asutuse valguses vaates, siis ma annaksin kõigepealt sõna proua Triin Tomingale. Olge hea, Triin. Tere hommikust, on mind kuulda? Jah. Väga hea. Ma kõigepealt vabandan, et mu kaamera tõrgub siin, ma üritan koosoleku käigus tööle saada, Zoomi keskkonda pole ammu sattunud, aga üldised sissejuhatavad laused õiglase ülemineku fondi kohta, et üldiselt oleme selle fondiga siis Ida-Virus hoo üles saanud ja fond on aktiivses kasutuses, mis tähendab, et 95% siis kogu fondi toetusmahust on täna kasutusse antud ehk siis kohustuste lepingute ja toetusotsustega kaetud ja see siis rahaliselt tähendab 322 miljonit. Ja lisaks sellele siis veel ilmestavaid numbreid ehk kokku on siis toetust saanud ettevõtted, kes siis loovad nende toetuste abil üle 1000 töökoha. Nii et hetkel siis võib öelda, et progress on olnud hea. Me omalt poolt siis jälgime meetmete edenemist ja kui on kuskil siis tõrkeid või vajadusi, kas siis rahaliselt või sisuliselt teha siis selles meetmete listis või sisus muudatusi, et siis me neid ka omalt poolt siis koordineerime, et on asju, mida me saame siis muuta, kohendada siseriiklikult ja on siis teemasid, mis tuleb ka Euroopa Komisjoniga läbi rääkida, kui need on laialdasemad. Aga täna me selliseid muresid ei näe ja tõesti hea meel on tõdeda, et see raha on leidnud sisuka kasutuse koha peal ja sellest siis kohalikud on oma osa saamas. Aga ma siinkohal lõpetaksin ja annaks siis teistele kohale kutsutud kolleegidele sõna ja vastaks hea meelega küsimustele siis. Aitäh! Aitäh! Ma annaksin sõna siis Majandusministeeriumi ettevõtluskeskkonna tööstusosakonna juhatajale proua Maria Allikmaale, et kuidas Majandusministeerium hindab seda siis sisulist mõju ülemineku või õiglase ülemineku vahenditel just nimelt tööhõivel ja majanduse arengule piirkonnas. Tervist! Sisulist mõju osas, eks seda mõju me hakkame siin lähiaastatel ju tegelikult nägema. Et nagu Triin Tomingas rääkis, siis positiivse otsuse ja kohustustega on kaetud 95% täna sellest eelarve mahust, et mida see tähendab on seda, et neid otsused on tehtud, aga eks need projektid hakkavad ju alles realiseeruma siin aastate jooksul edaspidi. Et see on siis selles osas, et me oleme kindlustanud nende eesmärkide saavutamise läbi selle, et me oleme lihtsalt meetmed kujundanud selliseks, et me ootame teatud mahus töökohti, et investeeringud on kõrge väärtusega ja selliselt me loodame siis neid eesmärke, mis me oleme seadnud ka saavutada.
Et praegu ma saan omalt poolt ainult kinnitada, et suures pildis meetmete rakendamine edeneb, eks väikeseid riske on, mida me oleme ka püüdnud, mida me jooksvalt jälgime ja mida me oleme ka püüdnud maandada, on see siis läbi selle, et me oleme kas teatud juhtudel tulenevad tagasisidest meetme tingimusi pisut ettevõtjatele sobivamaks muutunud, võtnud teatud meetmete puhul üle broneeringu ka, et tagamaks siis, et kui mõne projekti puhul me ei jõua siis realiseerimiseni, siis me saame teha siis ka otsuseid nii-öelda joone alla jäänud projektide puhul ja nii edasi. Ja siis pehmetest meetmetest ka, et meetmete väljatöötamise ja käivitamise ajal ka suuremahulisemad meediakampaaniad teinud, kui näinud oleme, et võib-olla ei ole esialgne hoog toonud piisavalt palju taotlejaid. Et see on hästi üldistatult öeldes minu poolt vist see kokkuvõttev. Aitäh teile ja ma annaksin järgmisena sõna ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse toetustusosakonna juhatajale Monika Hankovile. Kas teie, proua Hankov, oskate välja tuua mingeid ilmnenud probleeme või millistes etappides on siis neid toetusmeetmete tingimusi ka muudetud ja mis tehioludel? Mina Monika Hankov, ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuses toetustusosakonna juht. Ja meetmete rakendamine, kui tulla päris algusesse tagasi, see oli pigem aeglane just ka seetõttu, et need projektide ettevalmistamine võttis ka omajagu aega ja tõepoolest neid meetmete tingimusi on siis lihtsustatud läbi aja, ja samamoodi nagu Maria siis viitas, oleme siis teinud ka nii-öelda sellise meediakampaania koostöös siis Ida-Virus olevate partneritega, et seda taotlemisaktiivsust tõsta. Taotlemisaktiivsus tõusis oluliselt eelmise aasta suvel, mil siis sisuliselt ja sügisel siis pidime need meetmete taotlemised sulgema. Tänaseks me oleme eelarve kasutusele võtmisega väga kaugel. Sisuliselt enamus vahendeid ettevõtlusmeetmetes on kasutusele võetud. Meil on veel 3 otsust tegemisel mahus 18 miljonit. Need on siin lähima paari nädala jooksul tehtavad otsused ja siis on eelarvevahendid täies mahus ka kasutusele võetud. Kokku on hetkel elluviimisel meil 88 projekti mahus 210 miljonit ja eelarvet siis on 233 miljonit koos siis selle üleproneeringuga. Üleproneeringu mõte oli siis selles, et kuna tegemist on väga suuremahuliste projektidega ja elluviimise aeg on piiratud, siis me nägime ette seda, et siin võib esineda riske, kus ettevõtted erinevatel põhjustel ei ole valmis sellel ajahetkel või siis mingitel muudel põhjustel valmis neid projekte ellu viima ja neid katkestusi võib tulla ette, kus siis ettevõte hindab olukorda, hindab riske ja võib-olla siis ka projekti elluviimise käigus, kui on täpsustunud eelarvelised tegevused, maksumused, et nende projektide maksumus võib osutuda suuremaks või siis ka see olukord, kus ettevõtetel on kapitali või omafinantseeringu leidmisega raskusi ja mõned sellised riskid on siis ka tänaseks realiseerunud ja selle tõttu siis ka et neid riske välistada, et vahendid ei suuda täies mahus kasutusele võtta, saime me siis ka ühiselt kokkuleppele, et võtta siis üleproneering. Üleproneering on siis võetud ehk et siis kohustusi on võetud rohkem kui eelarvet ainult suurinvesteeringute meetmes ja seda just seetõttu, et siin on ka kõige suurem oht, et kui projektid katkevad, siis eelarvelised vahendid võivad jääda kasutamata. Projektide elluviimine edeneb, on hästi. Väljamakseid me oleme teinud projektide elluviimise käigus tänaseks 13 miljonit ja neid makseid tuleb siis igapäevaselt juurde, et maksed siis loomulikult aeglasemas tempos kui kohustused, mis on tänaseks siis suures mahus üles võetud. Väike ja keskmise suurusega investeeringute meetmes on edenemine väga positiivne. Seal on juba 8 projektiga tänaseks lõppenud ja neid ka siis järjest lõpeb.
suurinvesteeringute meetmes meil on veel täna ka projekte, mis ei ole kulusid veel esitanud, aga ka tegevusaruannete ja kulude esitamine võtab siis nii-öelda ka alguses aega, et kuniks viiakse läbi suuremahulised hanked ja kuna siis vaadatakse üle ka need kulud ja toetus siis vastavalt tekkinud kuludele ka välja makstakse. Jah, siin nagu ma tõin ka välja, siis mõned riskid on realiseerunud. Meil on 3 erinevat katkestatud projekti mahus ka 18 miljonit. Nendel on ka siis erinevad põhjused olnud. Üks on olnud ka selline projekt, kus ettevõtte omafinantseering oli, kahjuks ei olnud võimalik seda leida ja muid põhjuseid siis veel, aga peamiselt siis ikkagi finantseerimisega seotud küsimused. Tervikuna võib öelda, et meil see edenemine on kenasti ja arvestame siis igapäevaselt või vaatame üle nende projektide elluviimist, regulaarselt arutame, hindame olukorda, et kuidas liiguvad väljamaksed seoses projektide ajagraafikuga ja hoiame neil siis nii-öelda kenasti silma peal ja proovime siis leida tõepoolest neid lahendusi, et juhul kui vahendeid peaks nüüd täna me oleme tõesti sellises seisus, kus kõik vahendid saavad kasutusele võetud ja juhul kui siis nüüd peaks juhtuma veel, et mõni projekt katkestab, siis selle arvelt vabaneb see üleplaneering ja väike ja keskmise suurusega ettevõtete meetmes siis oli meil ka olukord selline, kus me pidime taotlemise lõpetama, kuna eelarve maht täitus ja seal jäi ka siis teatud projekti nii-öelda joone alla, et juhul kui meetme eelarvesse siis vahendid vabaneb, on võimalik näiteks ka sealt siis uuesti neid taotlusi menetlusse innistada. Hetkel minu poolt kõik ja hea meelega vastan küsimustele. Aitäh! Aitäh teile ja ma annaksin sõna ka härra Teet Kuusmikule, siis, kes on siis nii-öelda opereerib reaalselt piirkonnas, et Ida-Viru investeeringute agentuuri juhatuse liikmena. Millisena teie näete, härra Kuusmik, et seda just nimelt uute töökohtade loomise potentsiaali läbi nende projektide siis? Tere kõigile! Jah, et Ida-Viru investeeringute agentuur siis toimetab Ida-Virumaal koha peal, me tegeleme siis tööstus- ja äri ja ütleme nendest ettevõtlusmeetmetest mingi osa, ütleme, ma ei oska täna hinnata, kas see on pool, võib-olla natuke rohkem, aga kindlasti suur hulk projekte tegelikult jõuabki nii-öelda meie arendatavatesse tööstus- ja äriparkidesse. Ma võib-olla nii-öelda sissejuhatuseks veel mainin võib-olla seda protsessi kulgu, et kuidas see õiglase ülemineku fondi nii-öelda vahendite rakendamise käivitamine ja see protsess käinud on, et see ettevalmistus nende meetmete väljatöötamiseks oli minu hinnangul kuskil orienteeruvalt 2 aastat. Pärast seda oli see periood, kus siis tegelikult meetmed järjest nii-öelda avanesid. Need, mis puudutasid ettevõtlusmeetmeid, siis alguses võib-olla kui meetmed läksid lahti, oli võib-olla selline mulje jäi, et nagu projekte sisse ei tule, aga see oli seotud väga paljus sellega, et ettevõtjad tegelikult valmistasidki ette oma taotlusdokumentatsioone. Seal on, ütleme, lisaks siis taotlusele endale on tegelikult ka eelarvete kokkupanemine, hinnapakkumiste võtmine, lisaks siis kliimakindlusanalüüsi koostamine, kahjusta oluliselt analüüside koostamine, ehk siis ütleme tegelikult see taotluste ettevalmistamine ise ettevõtjate jaoks oli selline ütleme, protsess, mis kindlasti võttis nii-öelda teatud aja ja teatud ressursi. Nii nagu Monika mainis, siis eelmise aasta suvel hakkasid siis järjest need taotlused laekuma ja suhteliselt ruttu minu mäletamust mööda kuskil poole aastaga tegelikult läksid need suurinvesteeringute meede ja siis VKED meede suhteliselt ruttu täis. Ehk siis see oli selline normaalne selline võib-olla ühe fondi, mis on suhteliselt kitsastes ajaraamides selline toimimise mehhanism. Tänase hetke seisuga, kus otsuseid rahastamiseks on nendes meetmetes, mis ettevõtlust puudutab nii-öelda täis küsitud ettevõtjate poole pealt, siis nii-öelda koha peal toimetades me näeme täna väga aktiivselt ettevõtjaid tegelemas järgnevate asjadega.
Et see on nii-öelda siis tegelikult projekteerimine, ütleme siis kaasfinantseerimiste nii-öelda juurde saamine, kas siis pankadest või osades projektides on nii-öelda investorid. Edasi on kõik need, mis puudutab, ütleme sellist ehituslikku bürokraatiat, ütleme projekteerimistingimused, ehitusload, pärast seda on see toetuse saaja ostumenetlused, ütleme toetuse saaja ostumenetlused nii ehituse osas kui seadmete hankimise osas. Nüüd tänase hetke seisuga, kus me oleme 2025 aasta kevades, siis täna meie oma organisatsiooniga näeme, et ettevõtjad järjest jõuavadki ehitustegevuse protsessi. Et mõned näited ma toon, et kõige esimene projekt muidugi oli siis magnetitehas ehk siis NPM Narva, mis meil Narva tööstuspargis täna on tehase püsti pannud, seadmed on installeeritud, täna käib nii-öelda selline käivitamine ja töötajate värbamine, tehase täisvõimsusele viimine on selle aasta kuskil suvel. Edasi on siis hea näide on näiteks Soome börsiettevõtte Fortaco, mis sai toetuse, nendel on täna tehas valmis, seadmed sees, maikuus toimub selle nii-öelda tootmisüksuse avamine. Edasi Kohtla-Järve tööstuspargis on näiteks selline ettevõte nagu NB Service, nende nii-öelda tootmisüksuse ehitus täna käib. On EPCM Engineering Kiviõli äripargis ettevõte, kes täna on oma ehitustegevusega alustanud. Edasi on näitena selline Soome firma nagu Birger, kes täna on saanud ehitusloa kätte ja hetkel just viib läbi nii-öelda ehitushanke menetlusi ja ütleme selliseid nüüd sellel aastal on väga palju selliseid toetuse saanud projekte ehitusprotsessi minemas. Lisaks siis ma võib-olla mainiks veel nii palju, et Ida-Viru investeeringute agentuur on saanud ka toetusotsuseid, ehk siis täna me rajame Narva tööstusparki siis tööstusinkubaatorit. Selle tööstusinkubaatori mõte on see, et me suudaksime vastu võtta just selliseid innovatiivseid piloteerivaid demotehaseid. Hetkel võin öelda, et meil on leping sellel nädalal või järgmise nädala alguses saab allkirja siis RS Osaga, mis on Ragn-Sellsi tütarettevõte, kes paneb siis Narva tööstusinkubaatorisse oma selle tuhast kaltsiumkarbonaadi tootmise piloottehase püsti. Lisaks on meil siis tänaseks hanked läbi viidud ja ehitustegevus alustatud siis filmistuudiote kompleksi rajamiseks ja ütleme, meie enda projektid on siis tähtajaga august 2026. Samamoodi on väga paljud ettevõtjate investeerimisprojektid tähtajaga august 2026 ja osaliselt siis, mis on hiljem otsused saanud, siis augustis 2027. Ehk siis järgmise 2 aasta jooksul tegelikult Ida-Virumaal peab valmima väga palju uusi tootmis- ja tööstusettevõtteid, aga ka äriettevõtteid. Ja ka ütleme selliseid projekte, mis on suunatud võib-olla siis innovatiivsetele ja ütleme siis uue majanduse arendamise eesmärkidel. Minu poolt siis hetkel kõik. Aitäh ja meil on palutud ka nii-öelda lahinguväljalt siis ühe konkreetse ettevõtte esindaja, kes tegelikult, kui ma saan aru, ka osales sellel konkursil ja oleks huvitav kuulata teie tähelepanekuid sellest, ütleme siis ka meetmete disaini mõistlikkusest ja tegelikult sellest, et ka põhjustest, miks tegelikult te siis leidsite, et see esialgse otsusega võrreldes siis ei ole mõeldav, et siis IoTechi esindaja, palun. Aitäh, et võib-olla mõne sõnaga sellest, et mida IO teeb. Me toodame õlisi ja rasvu ja toodame neid erinevate tööstuste kõrvalsaadustest. Nii et tegelikult Ida-Virumaale oma demotehase ülespanek oli meie jaoks selline loogiline samm, kuna me nägime, et seal on ligipääs kõrvalsaadustele väga hea. Et piirkonnas on farmi piimatehas ja nägime ka, et Teedu tööstusparki on tulemas selle sama meetme raames erinevaid ettevõtteid, kellega me nägime võimalust selliseks klastri tekkimiseks. Just nimelt nende uudsete tehnoloogiate väljatöötamiseks siis. Protsessi käigus ma ütleks, et see oli meie ettevõttele, meede oli üheselt arusaadav, protsess toimis, oli väga hea konsultatiivne protsess, me saime arutada nii EISi kui IVEAga erinevaid stsenaariume,
aga tehase projekteerimisel on ka mitu erinevat faasi, kuna see on niivõrd kompleksne kogu protsess, et meile teadaolevalt, kui me läksime meedet taotlema, siis me tegelesime ühe summaga, mis meile oli ette antud, aga me jõudsime projekteerimise käigus tegelikult peaaegu 3 korda suurema summani, mistõttu me hindasime seda riski ikkagi liiga suureks ja meil ka kaasfinantseeringut oli tegelikult selle esmase summa raames. Nii et meie ettevõtte jaoks kahjuks me pidime tegema selle otsuse, et me selle meetmega täna kaasa ei lähe. Nii, aga mul on küsimus ka härra Uigale, et Kliimaministeeriumis siis energeetika asekantslerile, et kuidas teie hindate praegu siis seda õiglase ülemineku fondi rakendamist, nii palju kui see teie pädevuse kõrvalt on, sest tegelikult teie tegelete, eks ole, nii-öelda energeetika pöördega ja sellest johtuva ka nii-öelda muutustega, mis piirkonnas toimuvad, et kas oskate omapoolseid tähelepanekuid esitada? Ja, tere kõigile ka minu poolt. Olen Jaanus Uiga, energeetika ja maavarade asekantsler Kliimaministeeriumis. Kliimaministeeriumil on siis selline üks suurem meede selles õiglase ülemineku fondis, lisaks kõigile muudele meetmetele, mis meil on erinevates teistes Euroopa Liidu fondides. Tegemist on siis korterelamute renoveerimisega, mis on spetsiifiliselt sihistatud siis just Ida-Virumaa korterelamutele. Et see on küll teise asekantsleri valdkonnas, aga see toetuse määr seal 70% või 80% sellise nii-öelda tehasellise renoveerimisega loodetavasti on piisavalt atraktiivne, et siis seal neid korterelamuid rohkem korda tehakse, et leevendada neid mõjusid, mis siis tulenevad põlevkivi energeetikas toimuvatest muutustest. Teadaolevalt Narva soojuse hind ju kasvas, nüüd see talv saadi see alla koosmõjus siis Balti elektrijaama kasutamisega ja selle jääksoojuse müügiga, et see tegevus peab jätkuma siis senikaua, kuni siis uus lahendus tuleb, sellega Narva soojus tegeleb, et uus lahendus sinna tuleks. Aga jah, paralleelselt on kasulik ka inimestel siis renoveerida seda kinnisvara, selleks see meede seal on. Ja ma saan aru, et seal on ka erinevad ümberõppe toetused just põlevkivisektoris töötavatele inimestele, et selle detailide osas oskab siis täpsemalt vastav asutus kommenteerida. Energeetika vaates õlitööstus, kui on hea või õige turuhind, siis õlitööstus saab töötada, praegu ka on töötanud. Tõsi, Trumpi tariifide tõttu on see toornafta maailmaturuhind langenud, aga need asuvuspunktid on ettevõtetel endal teada. Elektri vaates meil selgelt on juhitavat võimsust vaja, seni kuni uut juhitavat võimsust ei ole, peab loomulikult see need põlevkivijaamad peavad alles olema, et on jaamad, mis töötavad üsna tihti, siis Eesti Energial või Enefit Poweril on see ettevõte Eesti Energia grupis ja on jaamad, mis on nii-öelda varus selleks ajaks, kui on külm ja meil ei ole muud tootmist võimalik saada. Nii, aitäh. Kui läheksime siis ka küsimuste juurde. Mul oleks proua Tomingaselt küsimus siis Rahandusministeeriumi vaates. Kogu selle õiglase ülemineku fondi maht on 340 miljonit eurot, eks ole. Et palju sellest rahast on siis tegelikult reaalselt välja makstud? Või kohustusi on võetud? Või mitte kohustusi võetud, aga välja makstud, jah? Ja välja makstud on tänase seisuga, kohe ütlen, 7% ehk 25 miljonit. 25 miljonit eurot. Ja mis ajani selle fondi kasutamise nii-öelda see tähtaeg on siis nende rahaliste vahendite reeglite järgi ette nähtud? Kuna osa selle fondi allikatest pärineb Next Generation EU paketist, mis siis lepiti kokku koroonakriisi järgselt üle Euroopa ja sellest suurem osa suunati siis taasterahastusse, siis osaliselt selle raha tähtaeg on 2026. See
vastutus lasub siis liikmesriigil, et tagada siis järgnevatel aastatel piisavas mahus väljamakseid nii õiglase ülemineku fondist, et nii-öelda ära absorbeerida see kiirema raha hulk seal sees ja teiselt poolt ka siis terve rakenduskava ulatuses ehk siis teised ühtekuuluvuspoliitika fondid peavad tagama ka piisaval arvul väljamakseid igal aastal, et siis nii-öelda perioodi lõpuks kogu toetusraha ära tuua. Nii et siseriiklikult me oleme seadnud tähtajaks siis valdavalt õiglase ülemineku fondi puhul see 2026. aasta lõpp. Kui on konkreetsetes meetmetes kuskil näha vajadust pikendamiseks, siis tuleb kaalutleda ja vaadata siis, kui suurt raha hulka see puudutab ja kas sellega tekib risk meie nagu väljamaksete dünaamika mõttes või ei teki. Ja ettevõtlusmeetmetes siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium muutis ka määruse tingimusi ja tänase seisuga minu andmetel on see lõpptähtaeg 2027 selles määruses, mis tähendab seda, et on võimalik siis projekte selle ajani ellu viia. Aitäh. Aitäh. Ja minu küsimus on siis tegelikult Majandusministeeriumi osakonna juhatajale proua Maria Allikmaale, et baaseesmärk selle rahal on tegelikult see, et rohepöörde tingimustes muutub siis eeldatavalt konkurentsivõimetus põlevkivi, ütleme siis energia laiemalt ja siis, või ütleme, riik võtab sellesse suuna põlevkivienergia välja lülitada ja selle tasakaalustamiseks riik paneb raha ja loob siis juurde nii-öelda alternatiivsesse majandusharudesse uusi töökohti. Et kui palju sellest rahast, kui te hindate nüüd, et 200 või 322 miljonit eurot on nüüd kohustustega kaetud või on, ütleme siis, raha eraldise otsused on tehtud, kui palju sellest rahast läheb uute töökohtade loomisesse? Seda ilmselt ka erinevad konkreetsed, ma ei tea, sotsiaal- või haridussektori investeeringud, mis on, iseenesest ju kõik on kenad, aga ilmselgelt nad uusi töökohti loovad ainult ajutiselt, siis ehitustegevuse kaudu. Et kui palju läheb uute töökohtade loomisesse ja palju Majandusministeerium siis prognoosib ka neid, eks see sõltub äriplaanist ja selle jätkusuutlikkusest, uusi töökohti Ida-Virumaal tekib selle siis raha eraldise tulemusena? Ja ma võin öelda seda, et õiglase ülemineku fondist on nii-öelda 4 meedet, mis on konkreetselt ettevõtluse meetmetena, mille eesmärk ongi töökohti luua ja uusi investeeringuid teha kõrge lisandväärtusega tehnoloogiatesse ja töökohtadesse. 4 meedet on minu valdkonnas nii-öelda ongi ettevõtlusmeetmed. Nende eelarve maht on siis märksa väiksem, et see on 232 miljonit eurot ja nende kõigi eesmärk on töökohtade loomine ehk siis nii-öelda meediast läbi käinud kirvevõistlused on teiste meetmete all toetatud ja nende kohta ma ei oska kommentaari anda, ehk ma võin öelda, et ettevõtlusmeetmete kõigi eesmärk on töökohtade loomine. Arusaadav, aga kui ma küsin teilt veel jätkuküsimus, et prognostiliselt, et palju see siis neid töökohti, ma ei tea, ilmselt on nendes äriplaanides või taotlustes ka mingisugusel kujul kirjas, et palju te neid prognoosite, siin külas suurusjärk oli vist 4-kohaline number, on see relevantne? 4-kohaline number, aga ma ei oska siin täpsemalt seda öelda, tõesti see sõltub nendest projektidest kokkuvõttes, aga see 4-kohaline number on see, millega oskaks opereerida. Kas ei saa toetust osakonna proua Hankov oskab järjele aidata? Ma proovisin siin kätt tõsta, vabandust, ei leidnud seda kohta. 4 meedet tõepoolest, kokku on eelarveline maht, nagu siin välja toodud ka 233 miljonit. Üks nendest meetmetest, mis puudutabki siis Ida-Virumaal ka seda nii-öelda inkubatsiooniprogrammi ja investeeringuid, millest Teet lühidalt ka rääkis, seal otseselt ei ole seatud eesmärgiks töökohtade loomine, ehk et seal me neid töökohti nii-öelda ei loe.
vaid eesmärgid on seatud siis 3 teisele meetmele, on siis suurinvesteeringud, väike ja keskmise suurusega investeeringud ja teadmusmahukus rakendusuuringute programmi ja piloottaristuga. Ja eesmärk oli seal 1000 töökoha loomine, see oli ka siis seatud nendel meetmetel eesmärgiks. Täna me võime öelda, et meil on veel 3 taotlust on veel siis otsuse tegemise faasis, aga see lubatud töökohtade arv nendes projektides ilma siis inkubatsioonita ehk et siis mahule 200 miljonit on 1140 praegu. Ja suurinvesteeringute meetmes on siis need töökohad seotud ka antud toetuse mahuga ehk et siis toetuse mahuga loodavad töökohad lõid siis ka võimaluse teatud summas seda toetust saada ja see oli siis seotud ka brutotöötasuga. Ehk et siis 1140 on see loodavate töökohtade arv täna, mahule umbes 200 miljonit otsuseid. Nii et kui me räägime sellest, et ettevõtlusele eraldatud 232 miljonit eurot, siis töökohtade indikaatoriga oli selles seotud suurusjärgus 200 miljonit eurot, mille puhul siis peaks siis 1100 töökohta vähemasti esitatud äriplaanide ja taotluste alusel tekkima, siis ma oletan aastate puhul siis 26+, kui see raha on kasutusse võetud või nad siis järk-järgult arenevad või kas seal oli mingi ajaline viive ka? Enamus töökohti luuakse ikkagi suurinvesteeringute meetmes, kus on suuremahulised investeeringud ja seal oli ka siis see seos töökohtade loomise ja toetuse suuruse vahel ja need projektid lõpevad siis 2027 lõpus ja töökohtade loomine siis jätkub aasta pärast projektide elluviimist ehk et siis kulud ja tegevused peavad olema tehtud, aga me jälgime siis seda töökohtade loomist siis veel aasta pärast selle projekti elluviimist, et töökohad saaks loodud. Jah, aga ma küsiks nüüd härra Uigalt, et kui vaadata seda asja võtta nüüd niisuguses laiemas perspektiivis, et kliimaseaduse eelnõus on tegelikult ka välja toodud mõju siis mõjude all või seletuskirjas seal ja nendes analüütilistes dokumentides, et töökohtade kadumisele Ida-Virumaal, seoses sellega, et siis põlevkivi energeetika regulatiivse lõpetamise koha pealt. Et palju Kliimaministeerium siis hindab, et palju töökohti kaob Ida-Virumaal seoses põlevkivi energeetika lõpetamisega? Mul täna ei ole neid numbreid käepärast, et kui need on see seletuskirjas olemas, siis me saame need välja võtta ja saata ära. Siin tuleb muidugi eristada või mõtestada seda, et kuidas need töökohad siis kaovad või mis see regulatiivne raamistik on, et põhiline muutuja, mis mõjutab meie põlevkivisektorit, on see Euroopa Liidu CO2 heitmekaubandussüsteem. Et kui sealt lisandub 1 megavatt-tunnile elektrienergiale juurde 80-90 eurot megavatt, 80-90 eurot juurde, siis sellisel juhul see elekter ju turule ei pääse. Õlitööstusel on teatud erandid, õlitööstus saab tasuta kvooti teatud mahus, see väheneb ajas ja seda müüakse ka maailma turule, et siis seal on need riskid ja mõjud teistsugused. Et pigem tuleks seda vaadata kui Ida-Virumaa valmisoleku taseme tõstmist või ettevalmistust selleks, et kui ühel hetkel see majanduslikult konkurentsivõimeline ei ole muude turujõudude tulemusena. Ka ütleme laevakütuste valdkonnas, kuhu siis meie põlevkiviõli enamasti läheb, et ka seal on just eile tuli uudis, et rahvusvaheline merendusorganisatsioon IMO võttis vastu mingisuguse teatud CO2 kaubanduse eelotsuse või midagi, et me peame selleks lihtsalt valmis olema, et inimestel oleks seal piirkonnas ka teisi võimalusi ja valikuid. Aga energeetika vaates, ütleme just elektritootmise vaates, juhitavaid võimsuseid on meil vaja, selleks on vaja inimesi, kes neid üleval hoiavad. Minul teadaolevalt on ka Eesti Energia siis oma grupi struktuuri nüüd ümber korraldanud ja selgelt eristanudki sellise reservvõimsuste osa ja siis õlitootmise. Ja mõlemal on omad siis ärimudelid ja turud, kuhu nad oma tooteid ja teenuseid pakuvad. Härra esimees. Jah, härra Kuusmik, olge hea. Vabandust.
Selge, härra Võrklaeval on küsimus ja siis on härra Kuusmikul on replik, jah? Ja ma ka millegipärast ei saanud kätt tõsta, aga tere hommikust kõigile ja ma saan aru, et esimees on liikumas õiglase ülemineku fondi pealt kliimaseaduse peale, et võib-olla siis on õige hetk see teema siin kokku võtta, kui me nüüd muude teemade juurde läheme, et mina tahtsin kiita eeskätt Rahandusministeeriumit, MKM-i, EISA-t, Ida-Viru investeeringute agentuuri, kõiki ettevõtjaid, kes tegelikult on suure töö ära teinud, et see õiglase ülemineku fond edukalt siis rakendatud saaks. Ja ma mäletan küll 23. aastat teed juba natukene puudutas seda, ja EISA, et algus oli mõnevõrra võib-olla konarlik või vähemalt ootused olid suuremad, et raha oli, tähtajad olid peal, aga polnud kohe projekte ja nüüd tulebki välja, et tõsi, et ettevõtted valmistasid ette. Geopoliitiline olukord oli väga keeruline, hirm oli suur ja nii edasi. Ja siis nii valitsuse vaates sai õiglase ülemineku fond võetud üheks suureks prioriteediks, suheldud pidevalt siis kohalikega, nii nagu EISA mainis, siis tehtud meetmeid ringi paindlikumaks täpselt sellele, mis signaalid turult tuli, et kuidas saaks paremini, kuidas saaks rohkem ettevõtjate neid soove ja muresid arvestada selleks, et fond saaks käivitatud, rahad piirkonda, investeeringud tehtud, töökohad loodud. Ja nüüd me näeme, et see kõik on ennast kenasti ära tasunud, hoog on üleval, kohustustega on praktiliselt kõik kaetud, tuleb ainult see asi kõik ära realiseerida, valmis ehitada, aga ma usun, et siin ettevõtjad saavad kenasti sellega hakkama, kui hoog üleval on. Ehk et jah, minu poolt kiidu ja tänusõnad, et me selle suure raha korralikult ära suudame tuua Ida-Virumaale, kus need investeeringud kõik on väga vajalikud ja aitab siis seda õiglast üleminekut seal ellu viia, uut puhast majandust tuua, innovatsiooni, uusi töökohti, et paari aasta tagused mured on saamas rõõmudeks ja selle üle on hea meel, ehk palju jõudu kõigile. Nii, aitäh hea sõna eest, tõepoolest tööd on tehtud. Nii, härra Kuusmiku repliik ja siis proua Ingerainen. Jah, kuna see tööjõu teema peale need küsimused läksid, siis ma võib-olla omalt poolt lihtsalt täienduseks ütleks seda, et õiglase ülemineku fond tegelikult ka töökohtade loomise osas annab ka sellise tulevikutõuke, et kui Monika mainis, et 1100 töökohta on praegu nende ettevõtete äriplaanides, siis nende investeeringutega seoses tekib selliseid ettevõtteid sinna juurde. Ma toon lihtsalt ühe näite, et kui täna see sama magnetitehasest juttu korra oli, siis selle investeeringuga seoses planeerib magnetitehas suurusjärk kuskil 300-350 töökohta. Seoses magnetitehase rajamisega on täna rajamisel veel mitmeid projekte. Näiteks on siis Narva tööstusparki sinna kõrvale rajamisel vesinikutehas. Hetkel on siis välisinvestorid ette valmistamas investeeringut reaalselt lokaalseks elektri tootmiseks mahus 40 megavatti. Magnetitehas, kui nüüd elektri need teemad saab lahendatud ja selline varustuskindlus suures mahus on võimalik tagada ja võib-olla ka otseliiniga seal kohapeal lokaalne tootmine, siis magnetitehase omanike plaan on 2026. aastal siis teise etapi investeerimisotsus ära teha. Kui see teise etapi investeerimisotsus tuleb, siis lisandub selle teise tehase rajamisega circa 700 töökohta. Ettevõte, kes on toetust saanud õiglase ülemineku fondist, näiteks Aquafor, täna me valmistame projekti ette, kus nendel on plaanis siis rajada supertehas suurusjärgus ka umbes 700 töökohta ja ma arvan, et see õiglase ülemineku investeeringute mõju tegelikult tuleb aastatega veel täiendavalt juurde, kus toetusi ei saada õiglase ülemineku fondist, aga just selliste väärtusahelate ja klastrite teke aitab kaasa veel täiendava hulga töökohtade tekkele. Et see oli võib-olla niisugune repliik veel töökohtadega seoses juurde siia. Arusaadav, proua Ingerainen.
Tere hommikust kõigile. Ma mõtlesin kasutada juhust ja küsida ikkagi sealt rohujuure tasandilt või ettevõtluse poole pealt, et kas on ettepanekuid, et kuidas see projekt oleks võinud võib-olla teistmoodi alata või ma saan aru, et te tegite niivõrd suure töö ära, et jõuda nende tulemusteni, et kas oleks midagi näpunäiteid, et võib-olla just seal alguses oleks lihtsam? Tegelikult, nagu ma ütlesin, et meede oli üheselt mõistetav, protsess oli üsna kiire meie jaoks ja millest me väga lugu pidasime, oligi see konsultatiivne pool. Et tegelikult meil oli alati kelle poole pöörduda, me saime väga head nõu, nii et tegelikult kogu see süsteem minu hinnangul toimib väga hästi. Ja ega me tegelikult seda plaani päris maha ei ole ka matnud, et me läheme uuesti uue rahajahile, et me saaksime kaasfinantseerimise ikkagi vajalikus vahus kokku ja võib-olla selle ajaraami sees 2027 see võib-olla veel ei realiseeru, aga sealt edasi kindlasti me tegeleme tehase plaanidega edasi. Ja aitäh. Mul on küsimus härra Uigale, et see on nüüd niisugune baasvalik, mis on tegelikult siis fikseeritud, et regulatiivne põlevkivi energeetika lõpetamine ja sellega seoses siis leevendamise meetmed, mida me kõneleme õiglase ülemineku fond praegu, mida siis on asutud rakendama ja mis peaks siis alternatiivtööhõivena tekitama muudes sektorites siis 1000 töökohta siis lähemate aastate jooksul, siis eeldame 27. aastat pluss. Et mul on küsimus, aga see küsimus nüüd selles, et te viitasite, et põlevkivi energeetika ei pruugi olla nii-öelda siis CO2 emissioonikaubanduse kontekstis jätkusuutlik. Ütleme siis ennekõike elektritootmine. Aga mul on küsimus, et kas Eesti Vabariik on võtnud ka siduvaid kohustusi? Üks asi on turutingimused, nüüd jõuame selle turu juurde ja selle turu moonutuste juurde. Aga kas on võtnud ka kohustusi sellega seoses, mida siin on kõlanud ka viites, mis puudutas nüüd, antud juhul ei ole tegemist õiglase ülemineku fondi, aga on siis küsimus on taastekavas. Et kui Eesti Vabariik Euroopa Komisjonile deklareeris taastekava oma kohustusi, et kas selles taastekavas siis Eesti Vabariigi valitsuse poolt sisaldus kohustus nende vahendite saamiseks, mida siis Euroopa Komisjon hindab, eks ole, nendele kohustustele vastavust, et 2035. aastaks lõpetada põlevkivist elektritootmine ja 2040. aastaks energia tootmine laiemalt põlevkivist. Jah. Aitäh. Nüüd korraks tulles selle regulatiivse poole peale, et lisaks sellele, et meil on elektriturg, kus meil tootjad konkureerivad, et on siis selle on tasud, mis tulevad meile siis Euroopa ülesest kaubandussüsteemist ja on ka tootmise omahind, et meil osad elektrijaamad on ka vanad ja see vanus tingib, et nende omahind sõltumata kõigest muust on ka kõrge ja meile soodsat elektri hinda ei too. Pluss nende vanus tingib ka selle, et nendega aegade lõpuni ei saa toimetada, et need reservis niimoodi varus vähesteks tundideks saab hoida veel 10 aastat, aga me peame mõtlema, mis see järgmine lahendus on, et see ongi see, millega meie tegeleme energiapoliitika vaates, et me oleksime valmis tulevateks muutusteks. Nüüd taastekava osas ma täpselt sõnastust peast ei mäleta, võime saata. Meie töötame, meie osa seal taastekavaga võetud eesmärkide ja kohustuste täitmisel on selles kontekstis on kirjutada lahti energiamajanduse arengukavas, kuidas me siis tuleme toime nende tulevaste muutustega, et 2035 vaates põlevkivist elektri tootmine ja 2040 vaates õli tootmine põlevkivist. Miks ta on energeetikaga seotud, sest et õli, tõsi, kasutatakse küll sisepõlemismootorisse, aga Eestist väljas, et meil on kaugküttesüsteemid, mis on Ida-Virumaal siis selle põlevkivitööstuse jääksoojusega seotud, Narvas siis elektri tootmisega, aga teistes osades linnades õlitööstuse jääksoojusega. Ja meil peab olema selle jaoks plaan ja tegevused, et juhul, et kui
kaugemas tulevikus, mis energeetikas on ka 10-15 aastat on tegelikult üsna lähedal, et me oleksime selleks valmis ja need muutused ei tabaks meid ootamatult. Aga mu küsimus on selles, et tõepoolest, et tuleb vaadata ette tulevikku, aga minu nagu mõttekäik on selles, et ma saan aru, ja ma täpsustan üle, et kas Eesti Vabariik on langetanud poliitilise otsuse ja sidunud ka Euroopa Liidu vahendite nüüd antud juhul taastekavas saamise sellega, et 2035, 2035. aasta lõpuseisuga lõpeb põlevkivienergeetika ja 2040. aastaks põlevkivist energia tootmine. Et seda sama tegelikult ju visiooni peegeldab ka kliimaseaduse seletuskiri, mille puhul nähakse 36. aastast ette siis juhitava võimsusena maagaasijaamad või siis vesinikujaamad, on öeldud seal niimoodi ära, või täiendavad vesinikujaamad. Ja viitega sellele, et põlevkivi energeetika laiemalt, antud juhul põlevkiviõli tootmine, peab hakkama ümber profileeruma 2040. aastast. Need on, ma tsiteerin praegu kliimaseaduse seletuskirja. Jaa, kliimaseaduse seletuskiri, ma saan aru, et see on siis see detsembrikuine versioon, et kliimakindla majanduse seaduse ja rahvapärase nimega kliimaseaduse osas oleme plaane ümber seadmas ja tuleme siis ministeeriumi poolt uue versiooniga ja kommunikatsiooniga välja siis, kui need plaanid on paigas, et sellest on meedias ka räägitud. Nüüd rääkides sellest, mis meil on kirjas seal taastekavas, taastekava valmis meil 2021 aastal, kui ma ei eksi, et Triin saab täpsustada, ja seal sai kirja kehtinud koalitsioonilepingus sisaldunud eesmärk väljuda põlevkivi elektri tootmisest hiljemalt aastaks 35 ning põlevkivi kasutamist energeetikast tervikuna hiljemalt aastaks 2040. Et see põhimõte sai sinna kirja, aga läbi selle, et me kirjeldame energiamajanduse arengukavas selle plaani ja tegevused lahti ja just selles võtmes, et mis me siis teeme, et olla valmis selleks, et meil need ütleme siis elektri tootmine ja see õli tootmine tulevikus enam nii konkurentsivõimelised ei pruugi olla. Elektri tootmises me tegelikult ju seda näeme juba praegu. Arusaadav. Mu küsimus on sellest, et kas seda valitsuse positsiooni taastekava puhul tuleb võtta sellisena, et see on Eesti Vabariigi valitsuse antud lubadus, millega tingimuslikult on seotud taastekavast eraldatud, see oli vist 890 miljonit eurot või suurusjärgus oli, veidike alla miljardi euro, või on see tegelikult lihtsalt nending? Kuidas te seda tõlgendate? Me neid sõnastusi ja kõike täpsustame ka Euroopa Komisjoniga, et seal tegemist on siis võib-olla Triin saab siin täpsemalt selgitada seda taastekava loogikat, et seal on teatud lubadused, mis on konkreetsed meetmed, et me saame raha, teeme mingi tegevuse, peame mingisuguse meetme tulemuse saavutama. Ja on siis reformi lubadused, et on reforme energeetikas, on teistes valdkondades, et selle sõnastuse ja kõigega me teeme tööd ja ka energiamajanduse arengukava ei ole veel ju heaks kiidetud valitsuse poolt, et tegemist on ka eelnõu faasis dokumendiga, millega me samuti uue versiooniga loodame välja tulla või plaanime välja tulla maikuus. Jah. Ja ma võib-olla siinkohal täiendaks siis seda taastekavaga seonduvat, et taasterahastu puhul oleme me siis lubanud Euroopa Komisjonile esitada 2026. aasta kevadel uuendatud energiamajanduse arengukava. Et see on see siduv lubadus, et me esitame selle dokumendi ja see koos siis teiste erinevate tulemustega, mida me siis taastekava kaudu saavutame, selle alusel teeb siis Euroopa Komisjon meile järgmisel aastal ka väljamakse. Ja selle fondi kogumahust me täna oleme kätte saanud tublisti üle poole
ehk fondi maht kokku on siis 953 miljonit ja sellest 627 miljonit on juba laekunud ja viimased siis 300 pluss miljonit laekuvad järgmisel aastal 2 osas ja esimene osa siis kevadel esitatud dokumentide alusel, millest siis üks on ka energiamajanduse arengukava. Ja selles arengukavas, nagu Jaanus selgitas, siis peame me siis kirjeldama ära ka meetmed, kuidas me siis läheme üle energiamajanduses puhtamatele allikatele ja millises tempos. Aga kuidas hiljem saab olema selle arengukava elluviimise tegelik tempo, tegelikult otsused, sammud, et see kõik siis selgub hiljem ja see ei ole kuidagi enam selle taasterahastuga seotud. Taasterahastu tähtaeg lõpeb 2026. aastaga, kui komisjon väljamaksed Eestile ära teeb ja meie kõik oma dokumendid oleme siis selleks ajaks ka ära esitanud. Aitäh! Selge, aitäh selle selgituse eest. Aga mul on veel küsimus, et kuna me jõuame, see on, kuna õiglase ülemineku fond on praegu antud juhul üks element laiemas plaanis selle kompenseerimiseks, eks ole, et siis nagu laiemalt vaadata, et valitsus on Euroopa Liidu nõukogu tasemel teinud ettepaneku ETS2 süsteemi muutmiseks või ütleme siis Kliimaministeerium siis. Et mille puhul tegelikult see eeldab kvalifitseeritud häälteenamust ja selle puhul peaks olema see direktiivi või määruse, mis ta seal oli, ülevõtmise tähtaeg vist 25. aasta lõpp suurusjärgus. 27. aasta algusest peaks see juba täies mahus realiseeruma. Et kas te et milles Kliimaministeeriumi ettepanek seisnes ja kas te esitasite selle kirjalikult, ma ei tea, töögrupi tasemel või millisel moel ja milline on olnud siis teiste liikmesriikide tagasiside? Sealt jõuaksime ETS1 juurde, mis on tegelikult seotud olemuslikult õiglase ülemineku fondiga, nagu te ka tõdesite. Jah, mul kahjuks selle kohta nii täpset infot ei ole, et tegemist on siis küll meie majas toimuva tegevusega, aga teise asekantsleri valdkond. Et meediast on ka läbi käinud, et sellise ettepaneku oleme teinud või tegemas, vähemalt valitsuse tasandil see käis läbi, et me selle vaataksime üle, selle uue siis heitmekaubandussüsteemi laiendamise, ETS2, et laiendamise siis teistele sektoritele. Just selle tõttu, et selle praktikas rakendamine on kompleksne ja meie töö on ka tagasi peegeldada Euroopa Komisjonile, et seal ma nüüd täpselt kõiki liikmesriike ei tea, kes samamoodi mõtlevad, aga ma olen päris mitut liikmesriigi nime siis muude vestluste käigus kuulnud, kes samuti selle süsteemi siis ümber mõtestamist või uuesti läbimõtlemist pooldavad. Nüüd, kas suured riigid sellega kaasa tulevad, eks vist saame näha. Arusaadav. See eeldab siis vastavat raskuspunkti riikide poolt. Aga mu küsimus on veel, mis puudutab nüüd ETS1 süsteemi. Et ETS1 süsteemi avamise osas, enne kõik energiajulgeoleku vaates, siin praegu riigi tasemel me otsust ei ole langetatud, mis puudutab ka tasuta kvootide ettenägemist või tegelikult heitmekaubanduse mingisugust leevendamist, et juhitavat võimsust täna meil muuta siis võimekamaks. Mu küsimus on, et kuidas teie tõlgendus on, kas kui ETS1 oletame, et hüpoteetiliselt see süsteemi energiajulgeoleku huvides oleks võimalik reformida nii, et põlevkivi energeetika mingisugusel kujul heitmekaubanduse süsteemi raamides osutuks toimivaks ka nii-öelda post 2035 või ütleme ka praeguses ajas, kas see tähendaks siis selle õiglase ülemineku fondi vahendite ümber revideerimist komisjoni tasemel automaatselt Eesti võetud kohustuste puhul ja sellega seoses siis Eesti poolt, et kohustusse raha tagasi maksta või te nii ei ole analüüsinud? Jah, see on nüüd väga palju kompleksseid küsimusi koos, et kui muudetaks, kui liikmesriigid oleksid nõus seda juba sisse töötatud süsteemi muutma või tagasi pöörama või kuidagi, et mis siis see tähendaks teistele meetmetele, et ma ei oska sellele vastata, et
kui meil siin ETS2 ehk siis uuest süsteemist on olnud nagu juttu sellest, et osad liikmesriigid tahaks selle ümbermõtestamist või uuesti ülevaatamist, siis ma ETS1 kohta ehk siis juba toimiva heitmekaubandussüsteemi kohta ei ole päris seda kuulnud. Ja lihtsalt põlevkivi juurde tagasi tulles, et meil on, kui me räägime elektri tootmisest, sest et õlitööstus saab tasuta kvooti, et neil on see ETS mõju on teistsugune ja ta müüb ka maailmaturule. Et elektri tootmises meil on ikkagi vanemad ja uuemad jaamad ja vanemad jaamad on seal ehitatud 70-ndatel, et ega me peamegi arvestama, et nad lõputult ei kesta, et nad ongi reservis üksikute tundide jaoks ja nendel tundidel me ka see talv nägime, et need jaamad töötasid ja nad saavad töötada. Ja, eks see ongi energiapoliitika valikud, eks ole, või nii Euroopa Liidu reeglite raames, kui ka tegelikult meie enda siis püstitatud eesmärkide kontekstis. Aga mul on küsimus proua Tomingasele, et kas need õiglase ülemineku fondi rahade väljamaksmine komisjoni poolt on seotud tingimuslikkusega või need on laiemas siis selle rohepöörde kontekstis kehtestatud reeglid, mis on lihtsalt riikidele siis nendes tugevamalt pihta saavates regioonides leevendusmeetmeteks, et seal eraldi võetud tingimuslikkust riigi poolt ei ole. Oskab proua Tomingas öelda? Jah, ühesõnaga õiglase ülemineku fondi kasutamise aluseks on õiglase ülemineku kava, mille me esitasime siis Euroopa Komisjonile ja Euroopa Komisjon selle siis 2022. aasta sügisel ka heaks kiitis. Ja selles me võtsime siis siduvad kokkulepped rahastada siis erinevaid meetmeid, eesmärke, alates siis majanduse tõesti mitmekesistamisest kuni elukeskkonna ja sotsiaalküsimusteni, ehk me leppisime kokku, mida me läheme tegema selle 340 miljoniga, millised on need eesmärgid ja kuidas me neid mõõdame, ehk läbi milliste indikaatorite ja igal aastal siis tehtud kulude pealt esitatud dokumentide alusel maksab Euroopa Komisjon meile ka siis selle fondi vahendid välja. Nüüd, kui peaks laiemas raamis toimuma mingisugused muudatused, muudetakse kokkuleppeid üldistes kliimaeesmärkides üle Euroopa või ETS-süsteemiga seonduvalt, siis see ei muuda tagasiulatuvalt kuidagi meie võimalusi selle fondi kasutamisel, see on kehtiv kokkulepe ja see ei ole tagasi pööratav. Ja kui meie oma rahakasutust teeme siis vastavalt kokkulepitud eesmärkidele ja raamile, mille me oleme fikseerinud õiglase ülemineku kavaga, siis meie jaoks mingit sellist riski ei ole, et Euroopa Liidu õigus nii ei toimi. Et need siis saavad olla juba etteulatuvad asjad, kui toimuvad mingid muudatused ja üks, millest räägitakse siis just selle ETS2 puhul on siis sotsiaalne kliimafond, mis on mõeldud koos selle ETS2-ga käima ja juhul, kui seda ETS2 siis kas lükatakse edasi või sootuks jäetakse ära, et siis see puudutab näiteks seda sotsiaalset kliimafondi, mida täna veel ei eksisteeri, aga mis peaks olema siis konkreetselt selle süsteemiga seotud fond. Nii et ei tagasiulatuvalt mingisugust rahade kaotuse riski ei ole. Ega see on väga oluline järeldus fikseerida ära, et me tegelikult oleme vabad ka tulevikku vaatavalt siis neid ettepanekuid Euroopa Liidu energiapoliitika tasemel tegema. Et see ei tähenda mingit siis tagasimakset või ammugi veel projektide tagasipööramist, millele raha on eraldatud. Aga mul on proua Tomingale veel veidikene teisest ooperist, aga samas Euroopa Liidu vahendite ooperist küsimus seoses sellega, et kui kaugel on nüüd käsitlus Euroopa Komisjoni tasemel, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamist siis julgeoleku vallas, et kas see komisjoni käsitlus teatisena on välja tulnud ja juhul kui, kas valitsus on selle koha pealt kujundanud ka oma positsiooni? Hetkel toimub siis selle algatuse ja eelnõu arutelu nõukogu töörühmades, mis puudutab siis ühtekuuluvusfondide ümbersuunamise võimalusi kaitsevaldkonda.
ja hetkel oleme meie siis koostamas seisukohti, mille siis esitame valitsusse hiljemalt aprilli lõpus selleks, et siis töörühmas nende alusel tegutseda. Laias laastus need muudatused, mida regulatsiooni tehakse, on meie vaates mõistlikud, soodsad, loovad lisapaindlikkust, võimalusi ja on tegelikult kooskõlas nii meie käesoleva perioodi raamseisukohtadega kui ka järgneva perioodi. Nii et selles mõttes on tegu kindlasti hea algatusega, et siis üle Euroopa luua võimalusi paindlikumalt ja ka kiiremini siis fonde kasutada. Nüüd, mis meie nagu siis siseriiklikku olukorda puudutab nende võimalike muudatuste valguses, siis seal veel sisulist arutelu ei ole toimunud. Järgmisel nädalal me tutvustame valitsuskabinetile täpsemalt nende muudatuste sisu, seda võimalikku mänguruumi ja ka seda, kus siis, millistes valdkondades meil on täna siis kasutamata Euroopa Liidu toetusi, et juhul kui valitsusel on tahe, siis et mingi osa kaitsevaldkonda ümber suunata, et siis on teada, et milliste valdkondade arvelt siis see peaks tulema, sellepärast et kahjuks uut raha selle algatusega ei kaasne, ehk me peame siis opereerima juba eraldatud vahendite piires ja kuna me oleme olnud väga kiired fondide rakendajad üle Euroopa võrdluses ka, siis meil tegelikult seda vaba mahtu, mille taga ei ole kohustusi, lepinguid ja toetusotsuseid, siis seda mahtu meil enam kuigi palju ei ole. Et hetkel on laias laastus 900 miljonit siis mis on üle platsi kõikide fondide ulatuses kasutamata. Sealt siis Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi maht on suurusjärgus 760 miljonit ja kui arvestada siis neid reegleid, mida muutma ei minda, siis sealt ikkagi, ma ei tea, võib-olla suurusjärgus poole annaks ümber suunata, kui selleks on tahe ja ka loomulikult siis sobivad projektid, sellepärast et nagu siin alguses õiglase ülemineku fondi käsitledeski jutuks oli, siis meid seovad ikkagi kohustused igal aastal piisavas mahus väljamakseid tagada selleks, et me perioodi lõpuks 100% toetusmahust ära tooksime Brüsselist, mis tähendab ka seda, et igasuguste uute asjade sissetoomisel on see tempo ka üks väga kriitiline faktor ja loomulikult lisaks siis ka nende uute võimalike investeeringute sisu ehk siis kaitsetööstus, infra, kahese kasutusega investeeringud, tehnoloogia arendus ja seda laadi projektid peaksid need siis olema, et ühtekuuluvuspoliitika fondidest ei saa rahastada laskemoona, sõjatehnikat või relvi. Arusaadav. Ma saan aru, et teie repliik oli see, et te ütlesite, et kui reegleid ei muudeta, te viitasite see regionaalarengu fond, et see 760 miljonit, et sealt et põhimõtteliselt meil ka jättes kõrvale Rearm Europe'i selle viimase nüüd initsiatiivi ja selle paatose, et ka kehtivate Euroopa Liidu struktuurvahendite reeglite järgi, vastavalt siis viitana kahetise kasutusega tegevusse, etc., oleks võimalik seda pool rahast selles suurusjärgus 300 miljonit pluss suunata kaitse rahastamiseks, laia sildiga siis. Sain ma õieti aru? Kehtivate reeglite all ma mõtlesin seda, et teatud ulatuses need reeglid muudetakse, teatud reeglid jäävad siiski kehtima ja nende kehtivate reeglite siis puhul on see kõige mänguruumi piiravam osa see, kus on öeldud, kui palju tuleb siis liikmesriigil panustada erinevatest fondidest kliimaeesmärkidele või kuidas jaotada fondid siis erinevate poliitika eesmärkide vahel. Ja seal on nüüd kahekihiline sisuliselt maatriks, mille vastu siis tuleb neid uusi investeeringuid ka testida. Ja sellepärast on ka võib-olla see number ujuv, et me ei saa öelda täie kindlusega, aga ja selles mõttes suurusjärk on seal 200-300 miljoni kandis,
mis võimaldaks siis nii-öelda kehtivate reeglite piiresse jääda ja ära kasutada siis ka need uued võimalused, mida nüüd regulatsiooni muutmisega luuakse. Aga kui jutt on sellest, et kohustustega ehk lepingutega katmata eurovahendid on 905 miljonit eurot, siis kui palju on seda raha, te proua Tomingas ütlesite, et ministeerium teeb ka selle koha pealt, ütleme siis seire, mille puhul, ütleme siis tegelikult toetuse saajaks ongi valitsussektori asutus, mille puhul on see nii-öelda valitsussektori sisene otsus, kas seda toetust sellisel juhul kasutada või tagasi pöörata. Palju see delta on või te ei ole seda veel kokku arvestanud? Ja me oleme selle kokku arvestanud, et te viitasite siis tegevustele, kus ministeerium rakendab mingisugust meedet siis ministri käskkirja kaudu ja kasutades siis rakendajaks kas siis oma allüksust või allasutust, kes siis viib läbi hanked, teostab tegevused, osutab mingit teenust, mis on siis meetme sisuks. Ja seda laadi tegevuste nii-öelda kulu või see maht võetakse kohe arvesse kohustusena, sest käskkirjaliste tegevuste puhul nii ta on. Aga kui me sinna sisse vaatame, siis kokku on käskkirjalisi tegevusi 1,1 miljardit. Ja sellest siis tegelikult pea 1 miljard on veel välja maksmata. Samas tuleb arvestada, et seal tagategevused käivad ja nagu ka varasemalt oleme selgitanud, et need väljamaksed tulevadki viitega ehk seal tuleb nagu vaadata ka siis nende tegevuste sisse, et kas kuskil on juba hanked töös, lepingud sõlmimisel, aga ei ole lihtsalt neid kulusid tulnud. Et eks kõigi nende selle sama miljardi taga samamoodi kindlad plaanid ja pipeline, aga kindlasti on võimalik nende valikute tegemisel ja ümbersuunamise kaalumisel arvestada ka seda laadi meetmetega, et kas on seal võimalik näiteks mingeid asju teha väiksemas mahus, lõpetada tegevused natuke varem ja anda siis ülejääv rahaline jääk siis kaitsevaldkonda. Aga tegu on jah siis poliitilise debatiga, mis lähiajal kindlasti siis ette võetakse ja siis me saame omalt poolt siis need raamid ja selle mänguruumi siis täpsemalt ära kirjeldada. Nii et olemasolevate Euroopa Liidu reeglite järgi, mis ei puuduta nüüd seda nii-öelda reeglite paindlikkuse või reformimist, oleks see suurusjärk võiks olla ligikaudu 200-300 miljonit eurot, mida suunata kaitse, siis kahetise otstarbega kaitsetegevusteks, erinevate nende poliitika eesmärkide maatriksi siis interpreteerimise kaudu. Ja praegu meil on seis selline, et 905 miljonit eurot ühtekuuluvusfondi vahendeid on kohustustega katmata, mis on õhus, konkursid käivad, aga nad ei ole nii-öelda realiseeritud ja suurusjärgus 1 miljard eurot täiendavalt, see on see 905 plus miljard, aga selle miljardi puhul tuleb möönda seda, et võib-olla kuskil on juba mingi hange tehtud ja mingit maja ehitatakse, eks ole, mille puhul tagasipööramine on ebarealistlik. Ma formuleerisin teie järeldus korrektselt. Jah, põhimõtteliselt küll. Selge, aga nagu ma näen, komisjoni liikmetel rohkem küsimusi ei ole. Ma tänan kõiki siis kutsutuid jõudu selle nii-öelda tegevuskava siis elluviimisel ja komisjon siis võtab teadmiseks selle progressi, selle arvestusega, et 7% sellest rahast on juba välja makstud. Selle raha väljamaksmise lõpptähtaeg on vastavalt siis 26 lõpp või 27 lõpp, vastavalt siis sõltuvalt selle sihtmeetmest. Ja selle raha ettevõtluses suunamise maht 340 on 232 miljonit eurot, millest siis suurusjärgus 200 miljonit eurot on kaetud mõõdikutega täiendavate töökohtade loomiseks, mis siis peaks olema arvestuslikult pärast nende projektide täies mahus realiseerimist 1100 töökohta pluss. Ja kõik muud küsimused, mida me käsitlesime, nad on laiemas kontekstis sellega seotud, kuid on hea meel tõdeda, et ka võimalik ETS-süsteemi avamine ja korrektsioon selles ei pööra tagasi selle raha
siis maksmise vajadust, tähendab, ei tekita vajadust see raha eraldi võetuna tagasi maksta, need on autonoomsed Euroopa Liidu tasemel tehtavad otsused. Ja tõesti, kui härra Uiga saab saata, tõesti on palve selle Eesti positsiooni, mis siis oli selle taastekava 2021 kohta komisjonile, see oleks väga tänuväärne. Aitäh kõigile ja sellega on komisjoni koosolek läbi. Aitäh! Aitäh!